Kallid televaatajad, täna 32. detsembril peame õnneks erakorraliselt katkestama jõulutunneli saate, et tutvustada teile Eesti aasta inimesi meie saates Pime tunnel, mis jõuab teleekraanidele täiesti suvalisel hetkel. Saatesse tuleb külaline Marika Noor, kes vajab abi teiste abistamiseks, et abistada enda hobisid. Vladimir Krõssa annab intervjuu otse oma koduukse eest. Oliver Vana, metsavana, kes avastas digimaailma. Esimene külaline on juba stuudios ning on valmis ennast tutvustama. Tere tulemast saatesse, Marika Noor. Tere! Kuidas te tunnete ennast nominendi koha peal? Väga hästi, et ma arvan, et ma olen ainuke õige inimene selle koha peale kindlasti. Kas te saaksite meile rääkida, kuidas kulges teie aitamiseni? Lühidalt kokkuvõttes siis, et aitamine minuga kaasas käinud terve elu. Et kui ma sündisin siia ilma, siis ma alustasin aitamisega. Minu esimene sõna oli ma aitan. Et kust hakkas see pall veerema, on see, et ma ei saanud toetust oma perekonnalt. Ja siis ma hakkasin ise aitama. Aitasin ise ennast sööma, õpetasin ennast kõndima, aitasin ennast läbi kooli koos teiste inimestega, aitasin teistel lõpetada koolid, aitasin sõpru tuttavaid ja ma aitasin ka väikseid loomi, et vabandust, lähen lihtsalt edasi, et loomadest läks edasi see vanemate inimeste peale, et aitasin vanadekodus inimesi ja sealt edasi läks see pall lihtsalt veeres, et aitasin tänaval inimesi, aitasin poes inimesi, aitasin kohvikutes inimesi, et ei küsinud kunagi, lihtsalt astusin juurde ja aitasin, et kutsun siinkohal teid kõiki ka aitama, et võtke kokku ennast inimesed, aidake. See on väga dramaatiline lugu, aga ma tahaks rääkida ka sellisel teemal nagu finantseerimine. Et see on kindlasti finantsiliselt väga raske inimeste aitamine. Kuidas te arvate, et palju teil läheks raha vaja, et kogu seda aitamist edasi viia? Lihtsalt, et nagu teaks, et see ei ole mu jaoks see raha, et see on asjade ostmiseks, et kõige suurem mure on praegu üks suur käru, millega nagu hulganisti, mitte ükshaaval, vaid siis nagu kogu suure kambaga inimesed üle tee aidata, et oleks lihtsam lihtsalt, et see vedrustus ja kõik on väga kallis, see just tuli välja turule, see käru kallis. No ma vaatan, et see on teil nagu kõik väga hästi läbi mõeldud, et kindlasti on ka mingi summa juba, täpsem summa peast läbi käinud. Ma olen jäänud veits nagu kaalunud seda, et miinimum on mingi 2-3 miljonit eurot, et see on kõige vähem. Tänapäeval ei ole mingi see summa. Mõttetu, see on mõttetu. Me kuulsime inimestelt tegelikult, et neil ei meeldi enam, et te neid aitate. Kust kohast selline info? Ma ei usu eriti. Inimesed on öelnud, et aitab, mida te teete, te olete mind juba aidanud, kogu aeg aitate. See tuleb puhtast südamest, ma arvan, ses suhtes, et sa ei usu, et siuke asi üldse, mis asja? Me just saime teate, et ühelt meie televaatajalt tuli video, kus väidetavalt olete siis teie ja väljute kasiinomajast. Et võib-olla vaatamegi selle video üle. Okei, vaatame. Kõik hästi või? Keda veel ei ole. Kas teil äkki on 20 euri laenu? Milleks teil seda raha vaja on? Annetuseks vaestele inimestele ja vanadele. Suur tänu. Mida me just praegu nägime sealt videost? Kas te ei tahaks anda selgitusi meile, mis seal videos oli? Ma ei leia, et ma peaks selgitama, miks ma peaksin selgitama. Ma aitan inimestel kasiinost võita. Tänase päeva sponsoriks on Sõõm.
Järgmine külaline Vladimir Krõsa annab meile otseintervjuu oma koduukse eest. Meie saatejuht Alan on juba Pimetunneli Ekspressiga seal. No nii, Alan, kas oled Vladimiri juba üles leidnud? Aitäh, Heidi, sulle. Paraku on niimoodi, et Alan on siia kuskile jõulumeeleollu ära kadunud, et ma pean teda asendama. Aga mitte Alan ei ole kõige olulisem, vaid on oluline, et me leiaks Vladimiri üles. Ma arvan, et kõik mäletavad teda eelmistest saadetest ja mis muud, kui lähme otsima. See otsimine muidugi siit on päris keeruline, kuigi meieni on jõudnud info, et ta on kusagil siin jõuluvana maja juures. Et ehk me leiame, ma saan aru, et politsei on ka juba väljas temale nagu omaselt, et ehk leiame ta. Vaatame siit ümber ring. Aha, meil vist vedas, vaatame kohe. Tere, Vladimir. Tere. No mida? Tervist, mäletad veel meid? Oi, kellega sa niimoodi rääkisid? Vangla ülem. Ma tahtsin vanglasse saada jälle, no. Aha, kusjuures Vladimir, tead, et sa oled meie saate Pimetunnel üks nominentidest. Mis asja? Mis on nominent? Nominent ehk ma ei oska öelda täpselt, et mis alal või tähendab, et inimesed annetavad raha ja sul on võimalus saada raha saada, jah. Et mis sa selle rahaga teeksid? Raha mulle meeldib, jah. No ei, jõuluvaeg, siis annetaks, ma arvan. Et sõltub muidugi kui palju. No ütleme, et näiteks 1 miljon. No miljon, siis võib-olla isegi nagu 5 eurot võib-olla, aga kui ma 5 eurot saan, siis väga hea. See on väga huvitav. Aga muide, mis sa siin teed praegu hetkel või? Mina töötan jõuluvana juures. Aha. Jõulumees on minu ülemus. No muidugi mustalt ja, et mul pangakontot midagi, identiteet ei ole. Ma õppisin uus sõna ära, identiteet. Ja siis ümbrikus saan, aga ma istun seal koti sees ja siis väiksed lapsed tulevad, räägivad stišok. Ütleme luuletus, jah? Luuletus. Ja siis mina nagu väike predaator filmi vaatasid, jah? Vaatasid. Väike predaator, võtan kingitus ja niimoodi annan vana meele. Tema vana juba ei saa nagu kummardada. Ja tal oli mul oli pasta seal laval, suur uhke tunne sinna jõuluvana. Iseenesest ma saan aru, et sul läheb enam-vähem hästi, et oled sa vahepeal kuskil kinni istunud või mis sinuga on juhtunud? Ei, ikka õues. Ma olen elanud ainult õues ja tahan vanglasse, aga ruumi ei ole ja kui ma raha saan muidugi, siis väike altkäemaks. Sinule kombe kohaselt altkäemaks. Vaataja tahaks kindlasti meenutada ka seda aega, kui sa ühe korra suvel olid ka meie saates, et mis sa selle kohta räägid, et on sul meeles? Ja mina olin vanglas, seal ees elasin. Väga halvasti läks, et seisin seal juba põlvede peal ja siiamaani, kui vangla ülemat näen, aga ta nüüd käib teiselt poolt sees, et ma teda väga ei näe. Aga mis sa arvad, et su vanad sõbrad politseid on sul siin selja taga? Ma siin nendega täiesti sõber juba, et nad juba teavad mind väga hästi, vaatasin saadet, tundsid ära juba, ütlesid Vladimir. Sina ütlesid, et kui sa midagi halba teed, et siis saad meie poole pöörduda, siis me ahistame või vahistame sinu, viime politseisse ja võib-olla vanglasse. Ühesõnaga ma pean sinuga, ma soovin kõigepealt sulle siis palju õnne ja edu on. Külmika on õues. Külmika, jah. Vaatame, mis mul selles on siin. On see joope, siis siin all on see sark, on trussikud. Ühesõnaga kõik, mis on vaja talveks. Jaa, aga ikka on kulm ja siis tead küll, kuidas. Ma üsnagi tean, aga paraku meil saateaeg saab otsa ja ma soovin sulle edu. Kallistame Oi, jumal küll. Raha saab, ja siit kohalt ma annaksingi sõna üle Heidile. Nüüd on meil jäänud veel vaadata uus esineja, kes on Ivo Jaama ja tema esitab meile kitarr, kaldkriips, viiul uues võtmes väga moodsa loo.
ja järgmine külaline on Oliver Vana, metsavana, aasta digimuutuja nominent ja vaatame tema tutvustavat videot. Olen Oliver Vana, olen 4. põlve metsamees ja ka digipuu asutaja. Puud on alati minu kirg olnud ja jätkuvalt on minu kirg, et alustasin oma äriga 2018 aastal kohe pärast seda, kui tulin palverännakult Venemaalt, Siberist, metsade vahelt. Olin 6 kuud seal ja lõiksin puid. Äri mõte tuli siis Siberis olles koos sõbra Igoriga. Igor, kui vaatad, siis strastvõtja. Ja tuligi mõte, et kui kõik need bitcoinid ja värgid krüptorahad on olemas, et miks mitte siis ka metsameeste enda raha. Ja tulin Eestisse tagasi, tulin koduhoovi ja vaatasin, leidsin ilusa puu. Pitsu, tule vaata, külalised. Näe, Peetja ja Kolja, kaameramehed. Jaa, tubli poiss. No, mine jookse nüüd. Mine. Kui kaitsevahendist rääkida, siis loomulikult esimene kaitsevahend olen mina ise. Et ilma kaitsevahendita metsa ikka ei lähe, et mul on alati väike uspon kaasas, et kui karu rindab või midagi. Ja siis muidugi visiir, et karu verd ei taha ju näkku saada. Ja ega mootorsaak polnud alati saadaval, et siin nõuka ajal pidin tegema käsitsi tööd, et selle isendiga ma siis võtsin need suuremad puud, et see suur hammas ja et hea lihtne, et see on vist ise tehtud, et natukene kõver on, aga ajas asja ära. See on täitsa tavaline kaarautast ostetud saag, et 400 milli on siin hamba suurus ja väikse hambaline siis nagu näha, et sellega saab selliseid väiksemaid oksasi, et need on väärtuselt vähe väiksemad, aga jällegi asi. Ja see on meil siin Arsenalis kõige väiksem. Et sellega me teeme siis sellist peentööd, et ongi sellised väga peened puukoinid. Siis sellega saab lõigata, et see ei lõhu, vaata. Eks, et suurem hambaga teha, siis tõmbab lõhki, aga väike hammas siis ei tõmba. Ega siin muud ei olegi, et kõik need tööriistad on vaadatud, ütleme nii, et võib tööle minna. Kurat, Pitsu, tule siia! Ei naabri koera! Tule siia, Pitsu raisk! See on tugev puit, et see on väga väärtuslik, et ütleme, et oi seda filmi. Pitsu, ass! Pitsu, ass! Tere õhtust, Oliver. Tere. Kuidas tunne on olla nominent? Ütleme nii, et tunne on hea, et sellise au osaliseks pole ennem saanudki, et hea on teada, et tööd märgatakse. Räägi palun, kuidas sa metsast digimaailma sattusid? Ütleme nii, et muutus käis üpris loomulikult, et üks hetk oli mul mootorsaak käes ja järgmine hetk olin juba Facebookis ja ka nüüd uus tegevus on metsandusega seotud. Ma ei saa ikkagi täpselt aru, et mille ajaks sa seda raha kogud? Selline projekt, et nimi on siis digipuu ja digipuu on siis siuke asi, et on siis nii-öelda krüptopuud, mida siis inimesed saavad endale soetada. On ka puukoin olemas, mida siis saab teha täitsa tavalisest oksast, kettad välja lõigata ja ka üks siis puukoin on väärt 5 bitcoini. Vähemalt targad onud on niimoodi rääkinud. Kui sa lihtsalt kasutad saagi ja puitu, siis kuidas see on digimaailmaga seotud? Eks igaüks vaatab asja enda mätta otsast. Et mina vaatan suure kase otsas seda
nagu mul kadunud vanaema ikka ütles, et vaata asja kase otsast, mitte mätta otsast. Kase otsast paistab, et ikka päris digi on see asi, et täitsa Facebooki leht on olemas. Saad näidata meile seda Facebooki lehte? Mulle tundub, et seal ei ole mingit pilti nagu. Okei. Arvuti sai tühjaks. Ma kohe ei oskagi. Pean vähe tehnikainimestelt küsima, et kuidas muust seda tööle saan. Aga igatahes on mul Facebooki leht olemas ja sinna ma siis postitan igapäevaselt siis puudest pilte, mida siis inimesed saavad endale soetada. Et ütleme, et karmist metsamehest on saanud kontorirott. Kas sa oled nüüd rikas? Hingelt olen ma alati rikas olnud, et mul esivanemad olid juba kanged puumehed ja nii tislerid kui ka metsamehed, kui ka siis puukallistajad. Mu hommikune rutiin on alati 5 minutit kallistada siis ühte kindlat puud. See oli ka väike eksperiment. Nüüd pool aastat kallistanud, et siis et kuidas ta eluväärtus kasvab siis. Kas siis tulevad väärtuslikumad puukoinid sellest? Jaa, kindlasti. Ütleme, et 1,5-kordselt kasvab asi kohe kindlasti ja ütleme nii, et see, mis siin see Elon Muskid ja asjad, eks ju, et 1 miljon puud istutame. See tühi paljas asi. Ma olen siin pool aastat kindlasti teinud juba rohkem kui 1 miljon puud. Tuttav saekaatri omanik, et helistas, et superpuit, mis ma olen nagu kallistanud. Kas ainult kallistusest piisab või nad vajavad ka mingit kindlat supertoitu? Ei, ainult kallistusest piisab, et kui juba vaiku tuleb, siis on, ütleme nii, et puidul on hea. Aitäh saatesse tulemast, Oliver, ja edasi siit läheme Ivo Jaama uhiuue looga Jamad. Üks. Kurat, oligi väljas. Kurat, nüüd olen ka... raisk, pidin hilinema täna. Kurat, mine ära siit. Raisk. Kurat küll. Tries to stop rocking around the Christmas. Ja meieni on jõudnud info, et selle saate produtsent on rahadega nii-öelda sahkerdanud ja vaatame, kas saame ta siit pärast nii-öelda tööpäeva lõppu, saame äkki kätte. Me vist otse sisse ei pääse. Siin on kaardiga, aga ootame, äkki ta tuleb välja ja vaatame, mida tal on oma tegude kohta öelda. Tulebki. Tervist, üks hetk. Mida te olete selle saate rahadega teinud? Millise saate? Pimetunnel. Rahad on kuskile kadunud, mingid jamad, kriminaalpolitsei, kõik on mängus. Ma ei tea, hoia eemale. Oi, rell.
Ei, vabandust. Oot, siin oleks nüüd vaja küll politsei sekkumist päris kohe. Oot. Tähendab, nüüd ma ei tea, kas oleks tarvis mis politsei. Oot, selle õnna kätte saada. Oot. Tähendab sellist, kohe te näete, mis juhtub. Oi. Relvaga ähvardame siin küll kätte saaks. Sellise ja niimoodi see sõidab ära rahadega. Niimoodi sõidab rahadega ära. Oot, nii ei saa. Jah. Kuhu te need rahad pani? Ja no vot. Midagi pole öelda, selliselt need kriminaalid kõik põgenevad. Raha oli kindlasti see kohver tal täis, mitte midagi selliste meestega meie teha ei suutnud. Ja ma arvan, et sellised asjad peaks lahendama Eesti politsei või kriminaaluurijad. Edu neile, mina lähen igal juhul minema.